mitte ükski asi Jumala käest ei kuku meile lihtsalt kaela. Mitte ükski asi. Jumala sõna on otsast otsani, esimesest lehest viimase leheni täis, paksult täis häid tõotusi tema rahvale. Ja meil on vaja kõike seda uskuda, et sellest osa saada. Amen. Jumal ei pane meile mitte midagi lihtsalt kaela, sest et meil on see oma osa teha. Aga lähme enne Jumala ette ja siis lähme tema sõnasse. Isa, me täname sind. Isa, me täname sind sinu sõna eest. Isa, me täname sind selle päeva eest. See on see päev, Isa, mille sina oled teinud. Et õnnistada oma rahvast, Isa. Et tuua esile oma tõdesid, Isa, meie südamest. Isa, me täname sind sinu pühavaimu töö eest, sinu sõna eest. Isa, me täname sind, et sa oled meid õpetamas ja kasvatamas ja edasi viimas, Isa. Halleluja, et sa oled ilmutamas meile oma sõna, Isa, rohkem ja rohkem. Isa, et me võime kinni haarata nendest tõotustest, Isa, veel tugevamini, mida sa oled meile andnud, Isa. Ja Isa ka, et sa oled meid hoidmas, sa oled meid kaitsmas, Isa. Me täname sind, et sinu inglid on meie ümber, Isa. Halleluja, kõigil meie teedel. Isa, me täname sind. Halleluja, sa tõesti, sa oled meie varustaja, sa oled meie tervendaja, sa oled meie aitaja, Isa, sa oled meie hoidja ja kaitsja, Isa. Sa oled meie päästja ja meie lunastaja, Isa. Me täname sind. Halleluja, et me võime tulla sinu ette. Me tuleme, Isa, ühe tänuliku südamega, Isa. Me tuleme näljastena, me tuleme janustena, Isa. Ja me ütleme, Isa, me tahame veel rohkem sind tunda, Isa. Ja me tahame veel rohkem näha asju sinu sõnast, Isa. Ja me täname sind, et sa oled seda ilmutamas meile oma vaimu läbi. Amen. Amen. Jumala sõna on nii hea. Mulle meeldib, kuidas keegi rääkis, kuidas juudid on teinud läbi aegade. See on neil kombeks lausa, kui peres on väike laps ja kui ta jõuab juba teatud ikka ka, või ta on ikkagi üsna väike alles veel. Ja siis nad ütlevad sellele lapsele, toovad Jumala sõna, toovad piibli ja panevad talle mett suhu ja ütlevad, et Jumala sõna on nii magus. Et see laps saaks juba väiksena aru, et Jumala sõna on midagi, mis on nii hea ja vajalik ja magus. Jumala sõna on nii magus. Ja kuigi Jumala sõna on nii magus, kuigi, et me räägime võib-olla tõsistest teemadest, siis ikkagi Jumala sõna on magus. Amen. Ja Jumal on ikkagi hea. Ja ma loen alguseks kohe ühe kirja kohe Heebrea raamatust, kiri heebrealastele ja peatükk 6. Ja siin on üks selline väikene võib-olla kivi meie kapsaada. Ja Heebrea 6 ja salmist 1 ütleb niimoodi. Sellepärast jätkem kõrvale algõpetus Kristusest ja püüdkem täiuslikkusele ning ärgem hakakem uuesti rajama alust pöördumisele surnud tegudest ja usule Jumalasse, õpetusele ristimisest ja käte peale panemisest, surnute üles tõusmisest ja igavesest hukatusest. Ja laiendatud tõlge lisab siia juurde, need kõik on asjad, millest te peaksite juba ammu täiesti teadlikud olema. Nüüd, lihtsalt huvi pärast, ma isegi küsin, tõsta käsi, kui sul ei ole ühte väga selget arusaamist õpetusest, igavesest hukatusest. Kõigil on väga selge. Joosep ja Harri 2, kes julgevad käe tõsta. Ja isegi mina võib-olla võiks tõsta käe. Meil ei ole sellest väga selget, aga ta ütleb, et meil peaks olema ammu väga selge arusaamine nendest teemadest või isegi surnute üles tõusmine. Et ma arvan, et nii mõnelgi teist siin ei ole selget arusaamist nendest teemadest ja ometigi ta ütleb, et need on osa algõpetusest. See kõige alus, millele nüüd me hakkame rajama asju. Ja tegelikult see on väga huvitav, sest et jälle, kui me vaatame kõik need teemad ka siin, väga mitmed teemad on just teemad, mis tegelikult toovad meie ellu Jumala kartust. Amen. Ja sellepärast ma arvan ka, Jumal pani need algõpetusse. Ja ma olen veendunud, et kui siin Paulus ütleb, et need on algõpetus, siis järelikult tema ja need, kes olid tolle aja koguduste juhid, nad õpetasid neid asju väga selgelt. Kohe alguses.
kui inimesed tulid kogudusse, said päästetud ja kohe alguses tulid sellised tegelikult tõsised teemad. Miks? Et Jumala kartus oleks rajatud meie südamesse. Amen. Sest et Jumala kartus on ikkagi tarkuse algus. ja me vajame Jumala kartust igal päeval tegelikult. Sest et mõelda seda, et eelmine kord ka ma mainisin, kui me ainult räägiks ainult siukseid nii-öelda magusaid teemasi, eks ole ju, suhkruga üle puistatud teemasi, siis esiteks meil jääb millestki väga olulisest väga puudu. Amen. See mõjutaks meie elustiili ja eluviisi, sest et kui meil ei oleks õiget Jumala kartust, siis see viib inimesed tegelikult lodevasse elustiili. Me nägime juba eelmine kord ka, me lugesime mitmed kirjakohad. Ja huvitav on see, et kui sa vaatad Piiblist, Jumal ei ütle oma rahva kohta, et me peaksime olema magusad. Jumal ütleb oma koguduse kohta, et me peaksime olema soolased. Ja väga soolased. Ja kui see soolasus kaob ära, siis midagi on väga viltu. Amen. Ja see soolasus tähendab just seda, et me peaks mõjutama asju, sest et sool on see, mis nagu, kui sa paned liha, sa soolad liha ära, see ei lähe halvaks. Amen. See hoiab seda, see nagu, kuidas see õige sõna on, see nagu säilitab. Vot. Ja kui Kristuse ihu on soolane, siis tegelikult see ongi see, mis säilitab kogu seda maapealset elu praegu, et see ei lähe täiesti metsa. Kristuse ihu on see, mis säilitab seda. Ja sellepärast Piibel ka räägib sellest, et kui Jeesus tuleb tagasi oma koguduse järgi ja kogudus võetakse maa pealt ära, siis siin läheb nii hulluks elu, nagu ei ole mitte kunagi enne olnud. Ja see on see põhjus, aga need on algõpetused, nii et me peame tegelikult tähelepanu pöörama ka asjadele, mis ei ole magusad ja mõnusad kõrvadele kuulda. Amen, sest et meil on neid vaja. Meil on neid väga-väga vaja. Ja täna ma loen alguses võib-olla mõned kirjakohad, mis jällegi räägivad rohkem isegi juhtidest. Lähme keerame kõigepealt 1. Timoteose kirja. 1. Timoteose kirja 6. peatükk. Me vaatame, nagu eelmine kord ma ütlesin ka, et me teeme nii-öelda siukse suure vaktsiinisüsti meile. Ühe positiivse hea vaktsiinisüsti, mis kaitseb meid ja hoiab meid teatud asjade eest. 1. Timoteose 6 ja 3. salmist. Paulus kirjutab nii, kui keegi õpetab teisiti, ega hoia meie issanda Jeesuse Kristuse tervete sõnade ja õpetuse poole, mis viib Jumala kartusele. Nüüd siin on üks väga oluline kohe üks iva, mida jätta alati meelde, sest et mis on see, mis viib tegelikult inimesed Jumala kartusele, on üks õige õpetus, eks ole, mis ta ütleb, terved sõnad ja terve õpetus on see, mis viib Jumala kartusele. Kui õpetatakse asju poolikult, täpselt nagu ma ütlesin, siis tegelikult inimene ei jõua Jumala kartusele. Midagi jääb puudu. Nii et meil on vaja tervet õpetust, meil on vaja terveid sõnu, mis on jagatud Jumala sõnast. Ja ta ütleb, et kui siis keegi õpetab teistmoodi, eks ole, ja õpetab nii, et see ei vii inimesi Jumala kartusele. Pane tähele, et siin on, saad sa aru, siin maailmas on väga palju neid, kes nimetavad ennast kristlasteks ja vaimulikeks juhtideks. Aga nad ei õpeta tervet ja täit õpetust. Ja see, mida nad õpetavad, ei vii inimesi Jumala kartusele. Miks me näeme, et kristlased elavad lodavat elu? See on täpselt see põhjus. Sest et neil ei ole Jumala kartust. Ja neid on õpetatud tegelikult valel viisil. Ja miks ka Jakobuse kiri, me ei keera sinna, Jakobuse kiri 3. peatükk ja kohe alguses ta ütleb, et ärgu palju tahtku saada õpetajaks. Miks? Sest ta ütleb, et sest me saame palju karmima karistuse. Saad sa aru, need, kes jagavad Jumala sõna, see on
see on üks amet, mis antakse inimesele, see on üks and, mis on inimesel, aga seal on ka see vastutus. Seal on see vastutus, et meie ülesanne on jagada kogu ja täit Jumala sõna Kristuse ihule. Sest et kui me seda ei tee, siis me lähme karmima karistuse alla kui teised kristlased, kes ei ole selles ametis. Sest et see on üks vastutusega koht. Amen. Ja sellepärast me oleme teinud otsud, me ei taha mängida nende asjadega, ma ei taha minna suurema karistuse alla. Ja sellepärast ma olen rääkimas neid asju, kuigi see ei ole mugav, see ei ole tore ja ma tean, et väga paljudele see teema ei meeldi. Aga seda on vaja rääkida. Miks? Sest et meil on vaja see Jumala kartus, et see Jumala kartus saaks tõusta üles meie südameist. Ja miks see on vajalik? Sest et kui see juhtub, kui me laseme sellel Jumala kartusel tulla esile, mida pastor Jaanus ka rääkis, ta tõi selle, mis Kenneth Hagin ütles, tulevad suuremad imed, tuleb suurem Jumala ligiolu ja kes seda ei taha? Me oleks väga rumalad, kui me seda ei tahaks. Amen. Me igatseme seda, me tahame seda. Aga see on see võti. See on see võti. Amen. Et Jumala kartus kasvab meie südames. Lähme edasi. Ta räägib siis nendest, kes ei õpeta täit sõna. Ja ütleb, siis on see iseennast täis ega saa aru millestki, vaid on haige küsimuste ja vaidlemiste poolest, milledest tõuseb kadedust, riidu, laimdusi, kurja kahtlusi, alalisi tülitsusi inimeste vahel, kellede mõistus on rikutud ja kelledel on tõde läinud käest, kes peavad Jumala kartust tuluallikaks või inglise keeles ka ütleb rahaliseks äriks ja sellistest hoidu eemale, ütleb inglise keeles ka siin. Sest jälle eelmine kord ka ma mainisin, seda on väga kurb öelda, aga see on tõde, et seal on maailmas juhte ja jutlustajaid ja pastoreid, kes teevad oma tööd ainult selleks, et saada kasu. Nende jaoks ei ole tähtis see, kuhu need inimesed jõuavad oma eluga, vaid nende jaoks on tähtis see kasu, mida nad saavad. Ja kahjuks selliseid on. Aga jälle sa näed kõike seda vilja, mida see toodab tegelikult. Kõik need küsimised, vaidlemised, riiud, kadedused. Kõik see, kui ei ole Jumala kartust, ei ole õpetatud asju õieti. See on see, mida nüüd see toodab tegelikult. Ja me ei tohiks niimoodi õpetada kantslist asju. Lähme keerame, ma vaatan kohe. Keerame tegelikult siin kohe edasi teine Timoteose kiri. Teise Timoteose kiri. Tead ka, miks paljud jutlustajad ja pastorid, nad ei räägi teatud teemasi. Sest nad tahavad palju inimesi. Ja see on tegelikult kasuga seotud. Sest et nad ei taha, et inimesed läheksid kogudusest ära. Teise Timoteose kiri ja 3. peatükk. Ja ma loen siit tegelikult mingi lõiguga laiendatud tõlkes. Aga ta ütleb siis, et aga seda tea, et viimsel päevil tuleb raskeid aegu, sest inimesed on, ja nüüd ma loen laiendatud tõlkes selle rea siin. Sest inimesed on siis enese armastajad ja täiesti enesekesksed. Ja me näeme seda rohkem ja rohkem. Maailma inimesed meie ümber, nad absoluutselt neil ei lähe korda teised inimesed enam. Nad on täiesti enesekesksed. Nad on raha armastajad. Äratatud liigsest rikkuse himust. Ja see on see ka, miks kristlased, nagu Tiina ütles ka, me oleme juba rikkaks tehtud. Me ei pea rikkust taga ajama. See on see vale. Amen. Sest et see toob himu. Nad on uhked, ülbed, põlglikud, hooplejad. Nad on teotavad, nad pilkavad Jumalat. Nad on sõnakuulmatud vanemaile, tänamatud, ebapühad, ropud. Nad on ilma loomupärase inimliku kiindumuseta. Nad on kalgid ja ebainimlikud, halastamatud. Nüüd saad sa aru, et sa võid olla töö juures ja sul võivad olla sellised inimesed sinu ümber. Ja see ei ole lihtne koht, kus olla. Aga Jumala arm on sinu üle. Amen. Et püsida
et käia ikkagi nendega armastuses, amen, et vaadata sellest kõigest mööda, sest nemad ei tea paremini. Aga ometigi ta ütleb, et need rasked ajad tulevad sellepärast, et inimesed on vot just sellised. See on huvitav, ta ütleb, et rasked ajad ei ole mitte sellepärast, et on sõjad ja on maavärisemised ja on näljad. Ta ütleb, et rasked ajad on sellepärast, et inimesed on teatud viisi elamas ja teatud hoiakutega. Nad on halastamatud. Nad ei tunnista vaherahu ega lepitusi. Nad on laimajad, valesüüdistajad, pahategijad, ohjeldamatud ja moraalselt ja käitumiselt lodevad. Nüüd jälle me näeme seda lodevust. See käib kogu aeg läbi. Ja see on nüüd see, millest ka pidevalt Piibel räägib, kuidas see, mis on maailmas, tahab pressida kogudusse sisse. Amen. Mis iganes asju siin kõik ei nimeta, me peaks alati jälle vaatama, ega seda ometi ei ole minu elus. Amen. Ja kui ma midagi, mingi protsentki leian, et apikene, siis mul peaks olema kohe nii-öelda alarm põlema ja ma peaks võtma kätte, hakkama tööd tegema sellega, et sellest lahti saada. Amen. Sest et need on asjad, mis on maailmas ja mida me ei tohi tuua kaasa endaga nii-öelda Jumala kuningriiki. Nad on siis moraalselt ja käitumiselt lodevad, kontrollimatud, headuse vihkajad. Nad on reeturlikud, tormakad ja enese uhkust täis. Nad on pigem naudingute ja tühiste lõbude kui Jumala armastajad. Sest kuigi neil on teatud vagaduse vorm, tõeline religioon, eitavad ja hülgavad nad selle väe ja on võõrad sellele väele. Nende käitumine varjab nende usutunnistuse ehtsust. Kuula seda, nende käitumine varjab nende usutunnistuse ehtsust. See tähendab, et nad võivad teha väga jumalakartliku näo. Aga tegelikult nende eluviis ja elustiil suletud uste taga ei kannata kriitikat, ütleme nii. Vältige kõiki selliseid inimesi ja pöörduge neist ära. See on pilt maailmast. Ja see ei tohiks olla pilt Kristuse ihust või kogudusest. Amen. Ei tohi. Sellepärast on nii tõsine asi, kui kristlased annavad järele oma lihale ja elavad lodevat elu. See on nii ohtlik mäng. See on nii ohtlik mäng. See on täpselt üks inimene, kes nii öelda, ta on seal kaljunuki peal. Ja ta nii öelda, ma testin seda viimast piiri. Ja sa ei tea kunagi, kunas see jalg sealt võib libastuda ja ta on seal kuristikus. Amen. Sest et kui me mängime patuga, me eelmine kord mainisin, patt on see, mis lahutab meid Jumalast. Ja patt on, miks Jumal vihkab pattu? Täpselt sellepärast, et see lahutab meid temast. Jumal vihkab pattu, sest et Jumal tahab, et me oleksime temaga hästi ligi. Kujutad ette, et Jeesus andis oma elu, Jeesus valas oma vere ja maksis oma verega selle patu hinna kinni. Ja mõtle, kui meie nüüd ikkagi laseme nii-öelda sellel patul oma elus eksisteerida ja tolereerime seda, siis kuidas isa peab tundma? Kuidas Jeesus peab tundma? Tema on andnud siukse hinna, tema andis endast kõik, kogu oma elu, et meie võiksime elada patust vabana. Amen. Ma loen nüüd siit meie tavalisest piiblist edasi. Ta ütlebki eesti keeles ka hästi tegelikult, kelledel on Jumala kartuse nägu, aga kes salgavad tema väge ja neist hoidu eemale. Sest nende seas on ka mõned, kes poetuvad majadesse ja võtavad oma võrku pattudega koormatud ja mõnesuguste himudega aetavaid naisterahvaid. Ma ei tea, miks ta nimetavad naisterahvaid. Kas tõesti naistel on ainult teatud probleemid? Kes alati on õppijad, kuid kunagi ei pääse tõe tunnetusele.
See on ka see üks väga ohtlik asi meil kristlastena, kui me oleme väga passiivsed Jumala sõnaga. Et me oleme nii-öelda nagu need alati õppijad. Me tuleme koosolekust koosoleku ja konverentsilt konverentsi ja me isegi teeme märkmeid ja me isegi me kuulame jutlusi võib-olla kodus, aga me kunagi ei rakenda seda. Ja me kunagi ei tee seda ja me kunagi ei pane seda oma ellu. See on ohtlik asi, sest ta ütleb, nad kunagi ei pääse tõe tundmisele. Ja nad on, mis? Nad saavad võrku tõmmatud. Nad saavad patuteele tõmmatud just sellepärast, et nad ei ole rakendanud Jumala sõna. Nad on alati õppijad, aga nad ei ole tulnud tõe tundmisele. Hüppame siit 10. salmi. Ent sina, ta räägib Timoteusele siis, ent sina oled järginud mind minu õpetuses, eluviisis, nõu andes, usus, pikas meeles, armastuses, kannatlikkuses, tagakiusamistes, kannatamistes, mis said mulle osaks Antiochias, Ikonionis, Lüstras. Milliseid tagakiusamisi ma kannatasin ja milledest kõigist mind päästis issand. Ja kõiki, kes tahavad elada Jumala kartlikult Kristuses Jeesuses, kiusatakse taga. Aga kurjad inimesed ja petised lähevad ikka pahemaks, eksitades teisi ja eksides. Jälle see eksitamine. Saad sa aru, see on selle lõpuaja üks märk või tunnussõna. On eksitus. Seal on eksitajaid igal pool, kes eksitavad neid, keda saab eksitada. Kui me oleme rajatud Jumala sõnasse ja kui sina tead neid inimesi, keda sa oled järginud, kui sul peaks olema keegi, see peaks olema su pastor, keda sa saad järgida tema õpetuses, eluviisis, nõuandes, usus, pikas meeles, armastuses, kannatlikkuses. Sellepärast juhtidel on see vastutus olla eeskujuks. Amen. Mitte ise elada lodevat elu, sest et jälle alati vanemad toodavad selliseid lapsi, nagu nad ise on. Amen. Ja see on koguduses täpselt samamoodi. Koguduse juhid täpselt nii, nagu nemad elavad, selliseid lapsi nemad toodavad. Nii et see on meie vastutus, et me elaksime sellist elu, mis oleks teile eeskujuks. Aga seal on neid, kes siis tahavad eksitada jälle ja ise eksides. Saad sa aru, et inimene, kes on eksinud ja kes on ise pettuse ohver, ta ei saa sellest enam aru. Ta on absoluutselt veendunud tegelikult, et ta usub midagi, mis on tõde. Ja sellepärast ta ka petab teisi ja tõmbab selle sisse, sest ta on ise selles pettuses veendunud. Ja ta ütleb, et sina jää sellesse, mida sa oled õppinud ja milles sa oled kindel, sest sa tead, kelledelt sa selle oled õppinud. Amen. Sest sa tead, kelledelt sa selle oled õppinud. Jumal on pannud kokku inimesi. Seal on jumalikud sidemed ja suhted, et me saaksime õppida üksteiselt. Amen. Ja sellepärast ei ole tark ja ei ole tervislik nii-öelda käia söömas kõikides restoranides mööda linna. Amen. Sa pead teadma, kus on see koht, kuhu Jumal on sind pannud. Kust sa peaks toituma? Sest et nüüd sa saad olla selles kindel. Ütleb edasi, sest lapsest saadik sa tunned pühikirju, mis võivad sind teha targaks, õndsuseks usu kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Kõik kiri on Jumala vaimu poolt sisendatud ja on kasulik õpetuseks, noomimiseks, parandamiseks, juhatamiseks õiguses. Et Jumala inimene oleks täielik ja kõigele heale tööle valmistunud. Jälle see kõik kiri, mitte mingid osad sellest, vaid kõik kiri on vajalik. Amen. Ja kui me ei saa kõike seda õpetust, mis on selles raamatus, siis me oleme väga, mis see deficiency on? Meil on puudu paljudest mingisugustest olulistest elementidest, et me võiksime olla täielikud Jumalas ja kõigele heale tööle valmistunud. Meil on kõike vaja. Loeme siit edasi veel 4. peatükk. Ma tunnistan kindlasti Jumala ja Kristus Jeesuse ees, kes mõistab kohut elavate ja surnute üle, nii hästi tema tulemist kui ka tema riiki.
kuuluta sõna, astu esile, olgu parajal või ebasobival ajal. Noomi, hoiata, manitse. Kui magus ja suhkrune see on? Ei ole. Aga need on täpselt need sõnad, mida Paulus on valinud siin. Noomi, hoiata, manitse kõige pika meelega ja õpetamisega. Sest tuleb aeg, mil nad tervet õpetust ei taha sallida, vaid enestele otsivad õpetajaid iseeneste himude järele, nõnda mööda, kuidas nende kõrvad sügelevad ja käänavad kõrvad ära tõest ja pöörduvad tühjade juttude poole. Miks on ohtlik see, et me tahame noppida siit raamatust ainult neid asju, mis mulle meeldivad ja mis mulle sobivad ja mida mina tahan kuulda ja mis mulle just nii kuidagi paitab mind õiget pidi. Tead, et kassi, kui tõmmata vasta karva, see ei meeldi talle. Aga sa näed, et on inimesed, kes ise otsivad. Miks vahest kristlased hüppavad kogudusest kogudusse? Sest mingil hetkel võib tulla jälle seal koguduses mingi teema või asi esile. See ei meeldi mulle. See astus mulle varba peale. See lükkas mu karva tagurpidi. Ma lähen teise, seal on äkki parem. Ja mingi aeg alguses võibki olla parem ja toredam. Kuni tuleb see tore päev, nagu see, kui Jeesus tõusis üles ja tuli see tore päev, sööge minu liha, jooge minu verd. Ja enamus jüngreid astus minema. Seal on alati neid asju, mis meile inimlikult ei meeldi ja ei sobi ja mis tunduvad meile nii, tahaks kõrvad kinni toppida. Aga see on väga-väga ohtlik, sest ta ütleb siin, et nad ei taha sallida tervet õpetust. Kujuta ette, et inimene ei salli mingit osa Jumala sõnast. Vau, nii pole nagu mõelnudki. Aga täpselt see on. Kui inimene paneb pahaks midagi, mis on tegelikult Jumala sõnast lähtunud, siis ta ei salli seda. Ja ta ütleb, nad otsivad õpetajaid iseeneste himude järgi. Nüüd nad on nüüd tõmmatud sellest, mida mina tahan. Nüüd tuleb see isekus mängu. Nüüd enam ei ole oluline see, mida Jumal mulle tahab, vaid nüüd on inimese jaoks oluline see, mida mina tahan. Mis mulle meeldib, mis paitab minu kõrva. Ja vaata, miks see on nii ohtlik. Ja ütleb, ja käänavad kõrvad ära tõest. Kui inimene pöörab oma kõrva ära tõest, mis taga juhtub? Ta on pettuses. Amen. Sest kui inimene ei käi enam tões, siis ta käib vales, ta käib pettuses. Ja täpselt nii ohtlik see on. Nii et me vaktsineerime ennast, et me ei oleks nii rumalad, et me ei otsustaks asju selle järele, mida mina tahan ja mis mulle meeldib, vaid selle järgi, mida Jumal on mulle ütlemas. Amen. Sest seal tuleb kindlasti erinevaid asju ja teemasid, mis meile ei pruugi meeldida. Lähme keerama apostlite tegudesse ja 20. peatüki. Apostlite teod 20. Ja loeme siin 26. salmist. Paulus ütleb, sellepärast tunnistan ma teile tänasel päeval, et ma olen puhas kõikide verest, sest ma pole midagi teie eest salanud Jumala tahtest, et ma teile seda tervelt ei oleks kuulutanud. Sa näed jälle seda sama mõtet. Paulus ütleb, tema kuulutas neile tervet Jumala sõna. Sellepärast pange tähele iseendid ja kõike karja, kellele püha vaim on pannud teid ülevaatajaks karjastena hoidma Jumala kogudust, mille ta on omandanud iseenese vere läbi. Jeesus ostis koguduse oma verega.
Miks ta armastab seda kogudust nii tohutult? Sest ta maksis selle eest oma verega. Ja sellepärast ei ole see meie õigus valida asju oma tahtmise järele. Sest tema on meid ostnud oma verega. Tema on meid asetanud teatud kohtadesse. Ja see on Jumala ees nagu üks ülbus. Kui me ütleme, see mulle ei sobi, seda mina ei taha, ma lähen teise kohta. Või see jutlus mulle ei sobi, seda asja ma ei taha kuulda, ma panen oma kõrvad kinni. (29) salm. Ma tean seda, et pärast minu äraminekut tulevad teie sekka hirmsad hundid. Nüüd laiendatud tõlge siin ütlebki väga selgelt, tulevad teie sekka valeõpetajad, hirmsad hundid, kes karjale armu ei anna. Ja teie eneste seast tõusevad mehed, kes kõnelevad pööraseid asju, et vedada jüngreid eneste järele. Sellepärast valvake ja mõtelge sellele, et ma 3 aastat ööd ja päevad ei ole lakanud silmaveega manitsemast igaüht teie seast. Sa näed jälle siin, teie endi seast tõusevad mehed kogudusest. Tõusevad inimesed, kes hakkavad vedama jüngreid enese järele ja räägivad pööraseid asju. Ja see on üks huvitav asi, mis ma olen tähele pannud ka, et inimesed, kes räägivad vildakaid asju Jumala sõnast, nad tahavad seda hirmsasti teistele peale pressida. Ja pole ime, sest et seal on keegi, kes neid lükkab seda tegema. Seal on valed vaimud, valeõpetuste taga. Amen. Nii et Paulus siin ta väga selgelt räägib, nende eneste seast tulevad need inimesed. Nii et me peame olema vaktsineeritud, me peame kuulma väga hoolega seda, mida me kuuleme ja me peame igaüks, me oleme rääkinud sellest, kes iganes jagab Jumala sõna, siis igal ühel, kes kuuleb Jumala sõna, vastutus minna ise piibli juurde ja uurida, kas see on nii. Me ei saa usaldada inimesi, sest et lõppkokkuvõttes te ei saa usaldada isegi meid, sest et me oleme ka inimesed. Ja seal on kindlasti nii-öelda neid tumedaid kohti meie arusaamises Jumala sõnast. Meil on vaja rohkem õppida ja mõista. See tähendab, et keda iganes me kuuleme, siis meie vastutus on kindlaks teha, et see on tõesti nii. Ja Jumala sõna tõesti ütleb seda. Sest et kui me lihtsalt neelame alla automaatselt kõike, mida me kuuleme, siis me võime neelata alla igasuguseid okkaid ja kalaluid nii-öelda, mis jäävad meile kurku kinni ja mis põhjustavad probleeme meie elus. Amen, see on meie vastutus. Lähme keerame Malakia kirja. Ja tead seda, et seal on väga palju maailmas juhtunud seda, kus keegi Jumala sulane, kes on sõna jagaja, on ta siis jutlustaja, õpetaja, pastor, prohvet ka jagab tegelikult Jumala sõna. Ja on väga palju neid, kes on alustanud väga hästi. Ja mingis kohas on käinud mingisugune krõks ja pööre. Ja tegelikult see, mis nüüd nende suust tuleb, ei ole enam puhas Jumala sõna. Miks me peame olema väga valvsad, väga uurima? Miks me ise peame oskama ja mõistma Jumala sõna? Et me tunneks ära need asjad, mis ei ole tegelikult Jumala sõna kohased. Sest muidu me saame konksu otsa tõmmatud
Ja nüüd miski hakkab meid vedama vales suunas. Vales suunas. Kristlike elu see nõuab pingutust, et jääda keskteele. Miks eelmine kord me lugesime, võidelge, et te läheksite sisse sellest kitsast uksest. See on üks võitlus, see on üks vaeva nägemine. See ei ole lihtsalt see, et me tuleme kogudusse, kuuleme jälle jutlus ära, lähme koju, elame oma elu edasi. See ei ole lihtsalt see. Amen. See on see, et me peame õppima teda järjepidevalt rohkem tundma, ammutama endasse seda sõna, et me võiks ära tunda valed ja pettused, sest et lõpu ajal on seda väga palju. Väga palju. Just kuulsime hiljuti, ma ei hakka nimesi ütlema, aga üks väga tuntud jutlustaja, kes oli väga jalad maas ja väga õige õpetusega. Ei tea kust, tuli mingi krõk sisse ja nüüd õpetab, et 10 ei ole vaja maksta. Mis see on? See on vale õpetus. Me peame väga panema tähele, keda me kuuleme, mida me kuuleme. Amen. Et me ei läheks lõa otsa. Malakia kiri, 2. peatükk ja loeme 5. salmist. Jumal räägib siin Leevi soost ja ütleb, minu leping temaga oli elu ja rahu. Ja ma andsin selle temale, et ta kardaks. Nüüd see kartmine on tegelikult see Jumala kartus. Ta ütleb inglise keeles ka, et aupakliku ja ülistava hirmuga. Ja ta kartis mind ja ütleb ka inglise keeles, ta seisis aukartuses minu ees ja ta värises mu nime ees. Tõsine käsuõpetus oli ta suus ja pettust ei leitud tema huulilt. Me näeme seda, et see Jumala sõna, mis tuli tema suust, oli tõsine ja oli õige. Amen, ja oli puhas. Rahus ja otsekohesuses käis ta minuga ja hoidis paljusi süüst. Jah, preestri huuled talletavad tarkust. Kerime natuke tagasi. 6. salmi lõpp. Ja hoidis paljusi süüst. See, kui jagatakse tervet ja täit õpetust, see hoiab inimesi patust. Amen. Kui me hakkame valima, mis inimestele meeldiks kuulda, mis oleks neile tore jälle. Mõtleme jälle ühe toreda teema, mis kuidagi paitaks neid. See ei hoia inimesi süüst, sest inimesed hakkavad elama lodevat elu. Amen. Jah, preestri huuled talletavad tarkust ja tema suust otsitakse käsuõpetust, sest tema on vägede Jehova käskjalg. Aga nüüd ta räägib jälle samale nendele juhtidele. Aga teie olete lahkunud sellelt teelt. Olete õpetusega pannud paljusi komistama. Olete rikkunud Leevi liidu, ütleb vägede Jehova. Sellepärast teen minagi teid põlatuiks ja armetumaks kõigi rahvaste juures, sest te pole tähele pannud minu teid, vaid olete õpetuses olnud erapoolikud. Ja laiendatud tõlge lisab siia, te olete inimesi eelistanud sõna haldamises ja majandamises. Mis see tähendab? Just, et nad hakkavad jagama vastavalt sellele, mida nad arvavad, et inimesed tahavad kuulda. Mitte enam selle järele, mida Jumal paneb nende südamesse. Amen. Ja ta ütleb, et nad on lahkunud sellelt teelt ja nad on õpetusega pannud paljusi komistama. Nii et kui pastorid võtavad kedagi vaibale, ütleme nii, ja see jutt ei ole väga mõnus ja magus ja tore ja mahe, siis ole hästi rõõmus, sest et sind hoitakse komistamast. Amen. Ja peame neid asju õieti nägema. Me peame neid asju õieti nägema. Sest et see ei meeldi inimeste lihale ja sellepärast inimesed jooksevad ringi, sest nad otsivad seda, mis neile meeldiks ja nad komistavad ja nad saavad petetud. Lähme keerame Jeremiia kirja. Jeremiia 23. Ma loen täna päris palju jälle kirjakohti.
Jeremiia 23, ma hakkan lugema 11. salmist. Sest nii hästi prohvet kui preester on Jumala kartmatu. Sa pead teadma seda, keda sa järgid. Keda sa järgid. Koguni oma kojast, Jumal räägib siis tähendab tema kogudusest. Koguni oma kojast olen ma leidnud nende kurjust, ütleb Jehova. Sellepärast on nende tee neile otse kui libastus kohaks pimeduses. Neid tõugatakse ja nad langevad seal, sest ma toon neile õnnetuse, nende karistusaasta, ütleb Jehova. Samaaria prohvetite juures ma nägin jõledust. Nad kuulutasid prohvetlikult Baali nimel ja eksitasid mu Iisraeli rahvast. Aga Jeruusalemma prohvetite juures ma nägin kohutavaid asju, abielu rikkumine ja valelik eluviis. Nad kinnitavad kurjategijate käsi, et ükski ei pöörduks oma kurjusest. Nad kõik on mulle nagu Soodom ja sealne elanikkond on nagu Gomorra. Tead, et seal on kogudusi üle maailma, kus on väga palju inimesi. Nad on suured kogudused. Ja nad on suured just sellepärast, et need inimesed kuulevad asju, mis neile meeldib kuulda. See on kurb, aga see on tõde. Ja ta ütleb siin, et isegi need juhid, nad eksitavad. Nad ise elavad valet elustiili. Nad elavad abielu rikkumises. Ja nii edasi. Ja neid on palju. Sa pead teadma, keda sa kuulad, keda sa järgid. Amen. Jumal tahab meid hoida ja kaitsta. Me oleme lugenud nendel 2 pühapäeval praegu juba siiani tohutult kirjakohti. Unnikute viisi. Miks Jumal sellest nii palju räägib? Sest et ta nii palju armastab meid ja ta tahab meid hoida komistamast. Ja ta räägib sellest väga palju. Loeme edasi 15 salm. Sellepärast ütleb vägede Jehova prohvetite kohta nõnda. Vaatama söödan neid koirohuga ja joodan mürgiveega, sest Jeruusalemma prohveteist on Jumala kartmatus levinud kogu maale. Jumala kogudus peaks olema valguse levitaja, tõe levitaja. Jumala kogudus peaks olema täis Jumala ligiolu ja Jumala auhiilgust. Ja kui Jumala kogudus on kohas, kus seal ei ole Jumala kartmatust ja see levib sealt, siis Jumal tahab kohut mõista. Nagu me lugesime eelmine kord, on aeg, et kohus algab Jumala kojast. On aeg. Meil ei ole aega mängida enam kogudust. Amen. Sest et Jeesus on tulemas tagasi. Kogudus peab olema nagu see linn mäe otsas. Kogudus peab olema nagu see tuli seal või ta ütleb nagu see küünal seal küünla jalal. Kogudus peaks välja paistma tõde, valgust, armastust, Jumalat, mitte Jumala kartmatust. Amen. 16 salm, nõnda ütleb vägede Jehova, ärge kuulake nende prohvetite sõnu, kes teile prohvetlikult kuulutavad, sest nad ainult tüssavad teid tühiste lootustega. Nad räägivad oma südame ilmutusest, mitte Jehova suust. Saad sa aru, et inimesed võivad õppida õiget sõnavara. Nad võivad rääkida vaimulikku juttu, aga nad ei ole seda saanud Jumala käest. Nad ütlevad ühtepuhku mu laimajaile. Jehova on ütelnud, teil on rahu. Teil on rahu. Kellele nad ütlevad? Jumala laimajaile. See tähendab, et inimesed, kes elavad valet elustiili, kes on tegelikult minemas põrgu poole. Ja need jutlustajad ütlevad, teil on rahu, käi aga edasi seda teed, käi aga rahulikult, Jumal on hea. Jumal on armuline, Jumal annab andeks.
Ja nad ei peata neid. Nad ei tee mitte midagi selleks, et neid ära tõmmata selle tee pealt. Sest neil ei lähe enam korda. Igaühele, kes käib oma südame paadumuses, nad ütlevad, teile ei tule õnnetus. Oma südame paadumuses. See on minu elu. Ära tule segama see on minu elu. Ära tule ütlema, kuidas mina pean oma elu elama. Tahavad käia oma südame paadumuses. Elada täpselt sellist elu, nagu nemad tahavad. Ära tule mulle Jumala sõnaga ütlema, et ma ei tohi nii elada. Sest ma tahan nii elada. Ja nad ei tea, et nad on minemas põrgu tee peal. Ja need jutlustajad ütlevad neile, teile ei tule õnnetust. 18 salm, aga kes neist on olnud osaduses Jehovaga ja on näinud ning kuulnud tema sõna? Kes on tähele pannud ja kuulnud tema sõna? Vaata, Jehova torm, raev puhkeb ja keeristorm keerutab üle õelate pea. Jehova viha ei pöördu enne, kui ta on teoks teinud ja korda saatnud oma südame soovid. Viimsel päevil te mõistate seda hästi. Mina ei ole neid prohveteid läkitanud, vaid nad ise jooksevad. Mina ei ole neile rääkinud, vaid nad ise kuulutavad prohvetlikult. Ja mõni võib mõelda, et kuidas see on üldse võimalik? Kuidas see on üldse võimalik? Et keegi seisab kantslis ja jagab Jumala sõna. Ja Jumal ei ole teda läkitanud. Aga tuleta meelde, mis Jeesus ütles. Tulevad paljud ja ütlevad, issand, issand. Ja Jeesus ütles, et miks sa ütled mulle issand. Ja sa ei tee seda, mida isa on sul käskinud teha. Ja ta ütles, et nad ei saa taeva isegi. See on karm. See tundub karm, aga tegelikult see ei ole karm. Jumal on väga õiglane. Tead, et Jumal on väga õiglane. Me võime mõelda, mõni inimene võib sulle öelda isegi, kui sa jagad kellelegi evangeeliumi, mis sa jagad mulle sellest Jumalast nagu, mis sa ütled, ta on hea Jumal ja armastav Jumal, kuidas siis ta saab inimesi põrgu saata? Jumala saada kedagi põrgu. Ma vaatan, me oleme tegelikult. Ma loen ühe salmi siit veel ja siis korra hüppame mujale. Kui nad oleksid olnud osaduses minuga, siis nad kuulutaksid mu rahvale minu sõnu ning pööraksid neid nende kurjadelt teedelt ja kurjadest tegudest. Vot selle järgi sa saad ära tunda, kes on kes. Kes on see, kes otsib taga kasu ja kes on see, kes tahab, et see kari võiks jõuda taeva. Amen. Kui sinu juhid absoluutselt neile läheks korda, mismoodi sa elad ja kui nad kunagi sind ei korrigeeriks, siis nad ei hooli sinust. Siis neile ei lähe korda. Lähme keerame ilmutuse raamatusse. Ma näitan, kui õiglane on Jumal. Ilmutuse 9. peatükk vaatame kõigepealt. Ilmutuse 9. Ma loen salmid 20 ja 21. Nüüd, ärme veel loe. Ma natukene ütlen, mis siin ees. Siin ees on olnud kõik need, kui kogudus on ära võetud, on see tohutu viletsuse aeg, raske aeg, tohutud õnnetused, hädad, haigused, mis iganes veel. Ja nüüd selle kõige keskel ütleb niimoodi salm 20. Aga järele jäänud inimesed, sest väga paljud surevad sellel ajal, lihtsalt igasuguste jamade pärast. Aga järele jäänud inimesed, keda neis nuhtlustes ei surmatud, ei pöördunud siiski mitte oma käte tegudest, et nad ei oleks kummardanud kurje vaime ja kuld ja hõbe ja vask ja kivi ja puu jumalaid, kes ei või näha ega kuulda ega kõndida. Ja nad ei pöördunud oma tapmistest ega oma nõidusest, ei oma hoorusest ega oma vargustest. Kujutad ette, inimesed on kogemas ilgeid asju. Ja nad keset seda ikkagi ei taha pöörduda.
vaid et nad kinni hoida sellest elustiilist ja eluviisist. Vaatame veel ühe kirja koha. Ilmutus 11. Ja siin on nüüd lugu 2 tunnistajast. Ma lihtsalt väga lühidalt ütlen, et Jumal tõstab üles 2 nii-öelda tunnistajad. Nad lähevad, käivad ja jagavad Jumala sõna, nii-öelda kuulutavad Jumala sõna. Ja siis nad tapetakse mingil hetkel. Jumal küll äratab nad ülesse seal, aga salm 10 ütleb niimoodi. Ja need, kes maa peal elavad, rõõmustuvad nendest. Nad rõõmustuvad sellest, et nad on tapetud. Ja on väga rõõmsad ja läkitavad ande üksteisele, sest et need 2 prohvetit vaevasid neid, kes maa peal elavad. Saad sa aru? Need 2 prohvetit on seal, Jumala arm on nii suur. Keset seda tohutut viletsusaega. Jumal annab neile 2 prohvetit, kes käivad mööda maad ja kuulutavad Jumala sõna, et inimesed saaks pöörduda. Ja nad ei pöördu. Nad on rõõmsad, kui nad näevad, et nad tapetakse. Nad peavad pidu. Sest ta ütleb, et nende jaoks need prohvetid vaevasid neid Jumala tõega. Ja nüüd kõige selle peale ma ütlen, et Jumal on väga õiglane. Väga õiglane. Jumal mitte kedagi ei saada lihtsalt niisama põrgu. Inimesed on selle väga selgelt valinud. Ja väga selgelt seisnud vastu Jumalale ja ei ole teda tahtnud. Jumal on väga õiglane. Lähme keerame 2. Peetruse kirja. See on hämmastav, kui palju on selliseid kirjakohti. 2. Peetruse kiri. Teine peatükk. Ja ma loen siit päris pikalt. Aga valeprohveteidki tõusis rahva seas. Nõnda nagu teie seas saab olema lahkõpetajaid. Sa kuuled seda, mida Jumal ütleb. Teie seas saab olema. Tead, et koguduses ei ole ainult Jumala inglid kohal. Igas koguduses on ka teemonid kohal. Sest inimesed tulevad koos nendega sisse. Ja see on fakt. Teiegi seas saab olema lahkõpetajaid, kes salamahti, sa näed, salamahti, toovad sisse hukutavaid valeõpetusi. Saad sa aru, et valeõpetused viivad inimesed lõpuks põrgu. Miks see on nii tõsine teema? Miks me peame valvama ja jälgima, mida me kuulame, keda me kuulame? Amen. Et me ei hammustaks valedesse sisse, sest see võib inimesed viia põrgu. Ütleb, salgavad ära peremehegi, Jumala enda, salgavad ära, kes nad on ostnud ja tõmbavad enese peale äkilise hukatuse. Ja nüüd, ja paljud. Seda paljud me kuulsime eelmine pühapäev päris palju. Ja paljud järgivad nende lodevat elu, kellede pärast pilgatakse tõeteed. Miks on sellised kogudused tavaliselt üpris suured? Sest inimestele meeldib see. Sest see on mugav. Sest see ei nõua neilt midagi. See ei nõua neilt nende liha talitsemist, see ei nõua neilt nende meelte uuendamist. Nad võivad lihtsalt elada, nagu nad tahavad, neile meeldib. Kelle asi see on? Ja sellepärast on sellised kogudused suured kogudused. Paljud järgivad nende lodavat elu, kellede pärast pilgatakse tõeteed. Ja ahnuses kasutavad nad teid petlike sõnadega. Ahnuses nad kasutavad inimesi petlike sõnadega. Nende kohus on juba ammu valvas ja nende hukatus ei tuku. Sest kui Jumal ei säästnud ingleidki, kes pattu tegid, vaid tõukas nad põrgu pimeduse soppidesse,
säilitatavaks kohtu jaoks. Ja kui ta ei säästnud muistset maailma, vaid varjas ainult õiguse kuulutajad noad, neid 8, kui ta laskis tulla veeuputuse jumalatute maailma peale ja mõistis ka hukka Soodoma ja Gomorra linnad, põletades need tuhaks ja pannes hirmu täheks neile, kes tulevikus on jumalatud. Kas sa näed seda? Jumal on pannud mingid asjad oma sõnasse. Miks? Et see toodaks meis Jumala kartust. Amen. See peaks tootma meis Jumala kartust. Mis juhtus Soodoma ja Gomorraga? Mis elustiili nad elasid? See peaks tooma meid kohta, kus ma saan aru, et ma ei saa nii elada. Muidu minu lõpp on sama nagu neil. See peaks tootma meis Jumala kartust. Ja päästis Loti, kes oli õige. Laiendatud tõlge huvitavalt ütleb siin ka. Ja päästis Loti täiesti puru väsinud ja vaevatud, kes oli õige. Ta oli täiesti puru väsinud ja vaevatud. Saad sa aru, et kui üks kristlane tahab elada lodevat elu, siis ta käsi ei käi hästi. Asjad on rasked. Elu on raske. Miks? Sest et Jumala õnnistust ei ole selle inimese elus. Sest ta on jätnud ennast ise päi. Ta on ilma Jumalata. Ta arvab, et Jumal on temaga, aga tema elustiil lükkab Jumala eemale. Päästis siis Loti, kes oli õige, keda üleannatumad inimesed piinasid oma kiimalise käitumisega. Sest elades nende keskel see õige vaevas päevast päeva oma vaga hinge, nähes ja kuuldes ülekohtusi tegusid. Nii issand teab päästa Jumala kartlike kiusatusest. Tea seda, et nii nagu Jumal päästis Noa pere, nii nagu Jumal päästis Loti, tema päästab neid, kes on Jumala kartlikud kiusatusest ja raskustest. Amen. Aga ülekohtusi säilitada kohtupäevaks, et neid nuhelda. Iseäranis aga neid, kes liha järele elavad roppudes himudes ja põlgavad issanda valitsust. Tead seda, et mida rohkem lõpupoole, roppus ja rüvedus läheb aina hullemaks. See läheb paksemaks. Kui sa juba vaatad isegi üle maailma, apikene, ma ütlen, et see ei kõlba isegi vaadata. Missugused on tänapäeva Pariisi moeshow'd või mis iganes mingisugused suured, mingisugused üritused, kus on nii-öelda rikkad ja ilusad koos. See ei kannata isegi vaadata. Naiste riietused on nii, et nagu, kas tal üldse on riiet seljas? Saad sa aru, et roppus ja rüvedus läheb aina hullemaks. Ja ta ütleb seda, et Jumal nuhtleb neid, iseäranis neid, kes liha järele elavad roppudes himudes ja põlgavad issanda valitsust. Saad sa aru, kui kristlane annab maad oma liha himudele, ta ütleb, et me põlgame issanda valitsust. Sest et issand on midagi öelnud seksuaalsete pattude kohta. Ta on midagi väga selgelt öelnud. Amen. Nad põlgavad issanda valitsust. Nad on jultunud iseennast täis. Saad sa aru, et üks inimene, kes elab erinevates pattudes, ta arvab, et temaga on kõik hästi. Ta arvab, et temaga on kõik hästi. Ta tuleb isegi ilusti kogudusse. Ta võib-olla tõstab ülistuse ajal isegi käed. Aga mida Jumal tema kohta ütleb? Ta ütleb, et nad on jultunud ja iseennast täis. Ei karda pilgata aukandjaid vaime, kuna inglidki
kuigi nad küll võimuselt ja väelt on suuremad, ühtki pilkavat otsust ei lausu nende kohta issanda ees. Ent need on nagu mõistmatumad loomad, kes on oma loomu poolest sündinud püütavaiks ja hukutavaiks. Tead, et patt viib sind hukatusse. Jeesus tuli, et hävitada patt meie elust. Sest et patt viib su hukatusse. Sõna otseses mõttes. See püüab su kinni ja see viib su hukatusse. See püüab su kinni ja ta viib su hukatusse. Ta on ahvatlev. Ta on väga ahvatlev, aga ta püüab su kinni ja viib su hukatusse. Nad pilkavad seda, mida nad ei tea ja hukkuvad ka oma hukus, saades kätte ülekohtu palga. Nad peavad lõbuks igapäevast laiutamist. Nad on ebapuhtuse ja häbilaigud, kes oma pettuse varal lõbutsevad, kui nad pidutsevad ühes teiega. Pane tähele. Ühes teiega. Me peame vaatama sellele tõele näkku, et need inimesed on koguduses. Ja me peame ära tundma oma vaimus, kes on kes. Pidutsevad ühes teiega. Nende silmad õhkuvad abielu rikkumisest ja nende iha ei lakka. Nemad ahvatlevad kinnitamatuid hingi. Neil on ahnusega vilunud süda, nad on needuse lapsed. Saad sa aru, need inimesed leiavad, need inimesed, kes ei ole rajatud Jumalasse, kes ei ole rajatud Jumala sõnasse. Nad leiavad sellised ülesse ja nad võtavad nad oma võrku. Nad on hüljanud otsese tee. Nad on ära eksinud, käies Bileami, Beori poja teed, kellele ülekohtu palk oli armas. Nüüd Bileam ka, see hämmastab, kui sa loed, Bileam oli prohvet. Ta oli prohvet. Aga ta oli prohvet, kes armastas kasu. Ja ta lasi ennast petta sellel rikkusel, mis talle pakuti. Ja kuna Jumal absoluutselt sulges tema suu, et ta ei saanud needa Iisraeli, vaid ta sai ainult õnnistada, siis ta oleks jäänud kogu sellest rikkusest ilma. Aga ta tahtis seda nii väga. Sest tema jaoks oli see kasu olulisem kui see, mida Jumal on öelnud. Ja Piibel räägib seda, et ta läks selle kuninga juurde ja õpetas teda, kuidas ahvatleda Iisraeli mehi abielu rikkuma ja hoorama selle teise rahva naistega. Ja ta ütles, et kui sa saad Iisraeli mehed patu sisse, siis nad ongi neetud. Ja nii oligi. Ja ta tegi seda, sest ta tahtis kasu saada. Tal ei läinud korda, mis Jumala rahvaga juhtub. Tema tahtis kasu saada. Ja ta ütleb, seal on inimesed, kes on täpselt sellised. Neil ei lähe korda, mis Jumala rahvaga toimub. Nad tahavad kasu saada. Aga kes oma üleastumise pärast sai karistada. Keeletu koormakandja loom rääkis inimese häälega ja takistas prohveti jõledust. Need sinased on ilma veeta lätted, marutuultest aetavad udupilved, kelledele on varutud pilkane pimedus. Ta räägib põrgust. Sest rääkides tühje, üle rinna sõnu, ahvatlevad nad lodevate lihahimudega neid, kes vaevalt olid pääsnud pakku eksidel käijate seast. Saad sa aru, et inimesed, kes on just tulnud Jumala juurde, nad on saanud päästetud. Nad ei tea veel väga palju. Nad ei saa asjadest aru. Ja nüüd sellised inimesed tulevad ja tõmbavad nad oma võrku, ahvatlevad neid, lubavad neile igasuguseid asju, sest ta ütleb siin, nad tõotavad neile vabadust,
olles ise kaduvuse orjad. Sest kelle võidetud keegi on, selle ori ta on. Sest kui kristlane laseb patul ennast vedada ja ei tegele sellega ja ta jääb selle sisse, siis ta on selle patu ori. Sest kui nad issanda ja õnnistegija Jeesuse Kristuse tunnetuse läbi, või see tunnetus on siis Jumala tundmise läbi, pääsesid pakku maailma ebapuhtusest, kuid jälle segunevad sellega ja jäävad alla. Sa näed seda, et üks kristlane, kes ta on isegi alguses, kõik on hästi, ta on tubli, aga siis midagi hakkab tõmbama teda, miski ahvatleb teda. Ja nüüd ta jälle seguneb, millega? Maailma ebapuhtusega. Jälle ta laseb need maailma patud tulla enda ellu. Ta seguneb sellega. Ja jääb alla. Ja nüüd Peetrus ütleb nende kohta, siis on nende viimne lugu saanud pahemaks kui esimene. Sest neil oleks parem, et õiguse tee oleks jäänud neile tundmatuks, kui seda tundes ära pöörduda käsust, mis neile on antud. Kujutad ette? Jumal ütleb, et sellele inimesele oleks olnud parem, kui ta kunagi ei oleks üldse kuulnud evangeeliumi saanud päästetud. Kui see, et ta sai päästetud, ta kõndis mingi aeg koos Jumalaga, nüüd seguneb jälle maailmaga. Ta laseb oma ellu teatud asjad sisse tulla, mis ei ole jumalikud, mis ei tooda meis Jumala kartust. Ja nüüd ta ütleb ta lugu on hullem, kui üldse kunagi on olnud. Ära pöörduda käsust, mis neile on antud. Meile on antud käsk. Jumal on andnud meile käsu, armastuse käsu, et me elaksime selle järgi. Amen. Ja neile on tulnud kätte, mis tõeline vanasõna ütleb, koer pöördub tagasi oma okse juurde ja pestud emis läheb porisse püherdama. Loeme edasi 3. peatükist. See on armsad. Juba teine kiri, mille ma teile kirjutan. Ja mõlemaga ma hoian teid oma meelde tuletamisega ärkvel teie puhast meelt. See on see eesmärk. Hoida ärkvel meie puhast meelt. Amen. Sest et ma ei räägi siin neid asju sellepärast, et me kõik oleks jube patused. Aga see, et hoida ärkvel meie puhast meelt, et me jätkaksime selle tee peal. Et me ei laseks ennast võrgutada, et me ei laseks ennast tõmmata nende asjade sisse. Et me jätkaks selle õige tee peal. Et te meenutaksite neid sõnu, mis pühad prohvetid enne on rääkinud ja issanda oma ning õnnistegija käsku, mille on andnud teie apostlid. Seda teadke kõigepealt, et viimsel päevil tuleb pilkes sõnadega pilkajaid, kes elavad iseeneste himude järgi. Sa näed seda igal pool. Sa näed seda Kristuse ihus. Ära lase ennast tõmmata selle sisse. Kes elavad iseeneste himude järgi. Ja ütlevad, kus on tema tulemise tõotus. Sest sellest ajast, kui isad läksid magama, jääb kõik nõnda, nagu oli loomise algusest. Kus ma võin teada ka, et need on kristlased, kes seda räägivad ja mitte maailma inimesed. Sest kui sa vaatad, kuidas ta seda ütleb, kui isad läksid magama. Abraham, Iisak, Jaakob, Taavet, Daniel, isad. Üks uskmatu ei räägiks nii. Ja ta ütleb ka, nagu oli loomise algusest. Uskmatud ei räägi sihukest juttu. Need on kristlased. Kus on tema tulemise tõotus? Kus on? Kogu aeg räägite, et Jeesus tuleb. Jeesus tuleb. Apikene, 1000 aastat tagasi juba öeldi, Jeesus tuleb. Kus ta on? Kus ta on? Pole kuskil. Mis juttu te räägite? Mis Jeesus tuleb? Mis juttu te räägite? Ja see annab neile loa elada lodevat elu. Amen. Me peame olema nii teadlikud sellest, et Jeesus tõesti tuleb.
mis iganes hetkel ta tuleb, isegi kui ta tuleks 200 või 300 aasta pärast, vahet ei ole, ta tuleb ja meie peame elama puhast elu, kui me tahame jõuda ja minna sisse sellest kitsast uksest ja jõuda isa juurde. Et me ei segune selle maailmaga, et me ei anna maad sellele lodevale eluviisile, mis seal maailmas on. Ja mida me ka võib-olla koguduses kuskil võime näha. Me ei tohi sellele maad anda. Sest neil, kes seda tahavad, on teadmata, et taevad olid vanasti olemas ja maa koosnes veest ja vee läbi Jumala sõna tõttu. Ja et nende läbi tookordne maailm hukkus vee uputuses. Jälle, nad ei mõtle nende asjade peale. Nad ei mõtle enam Noa loo peale. Nad ei mõtle Soodoma ja Gomorra loo peale. Ent praegused taevad ja maa säilitatakse sama sõna läbi ning hoitakse alal tule jaoks jumalatute inimeste kohtu ja hukatuse päevaks. Aga see üks asi ärgu olgu teile armsad teadmata, et üks päev on issande juures nagu 1000 aastat ja 1000 aastat nagu üks päev. Issand ei viivita tõotust täitmast, nõnda nagu mõned peavad seda viivituseks, vaid tema on pika meelega teie vastu, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik tuleksid meeleparandusele. Aga issanda päev tuleb otsa kui varas öösel, mil taevad raginal hukkuvad ja maailma algained tules laostuvad. Ja ilma maad ja kõiki seal tehtud töid ei leidu enam. See päev on jooksmas meile vastu. Kui see nüüd kõik nõnda laostub, missugused siis teie peate olema pühas elus ja Jumala kartuses, oodates ja igatsedes Jumala päeva tulekut, mille pärast taevad süüdatult laostuvad ja maailma algained kuumuses ära sulavad. Meie peame olema pühas elus ja Jumala kartuses. Aga meie ootame tema tõotuse järele uusi taevaid ja uut maad, kus õigus elab. Sellepärast armsad, seda oodates püüdke, et teid leitaks veatumaina. Ja laiendatud tõlge lisab, et teid leitaks tema tulekul, Jeesuse tulekul, veatumaina ja laitmatuina rahus. Ja meie issanda pikka meelt arvake õndsuseks. Amen. Puhtas elus, Jumala kartuses. See on see, kuidas me peaks elama. Nii, suudate veel? Paneme täie kapaga. Aga see tuleb meile kasuks. See tuleb meile kasuks. Amen. Need kirjakohad peaks panema meid mõtlema. Kuidas elada? Missugust elu elada? Amen. Keda kuulda, keda mitte kuulda? Lähme keerame Juuda kirja. Ainult üks peatükk on seal. Juuda kiri. Ma loen 4. salmist. Juuda 4. Sest teie sekka, jälle pane tähele, teie sekka. Kristuse ihus on sees inimesed, on poetunud mõningaid inimesi, kes juba ammu on pandud kirja tulevase hukatuse jaoks. Jumalatuid, nüüd inglise keeles ta ütlebki Jumala kartmatud, kes meie Jumala armu tarvitavad. Nüüd see eesti keeles on tarvitavad, inglise keeles ta ütleb, nad rikuvad Jumala armu, et lodevalt elada. Nüüd laiendatud tõlge ütleb see lodevalt elada, ta ütleb seadusetuks, hoolimatuseks ja ebamoraalsuseks. Ning salgavad meie ainsa valitseja, meie issanda Jeesuse Kristuse. Jälle, täpselt sama lugu, me oleme juba lugenud nendest asjadest. Nad rikuvad ära Jumala armu, et elada lodevat elu. Nad ütlevad, et küll Jumal annab andeks, Jumal on armuline, Jumal on hea ja see on tõde. Aga mitte selleks, et elada lodevat elu. Sest Jeesus tuli, et hävitada patt. Amen. Jeesus tuli. Ma loen sulle kiiresti ära, sa ei pea pöörama. 1. Peetrus kirjas ta ütleb niimoodi, kes meie patud ise kandis üles ristipuule oma ihus Jeesus, et meie
pattudele ära sureksime ja elaksime õigusele. See on see, miks ta suri. Ta ei anna armu sulle, et elada lodevalt. Amen. Ta annab armu sulle, et elada õigesti ja elada Jumala kartlikult. Keset seda pimedat maailma. Selleks ta annab armu. Ja ta on armuline, ja ta on hea, ja ta on armastav. Aga ta vihkab pattu, sest et see eraldab sind temast. Aga ma tahan meelde tuletada teile, kes kõike juba olete korra teada saanud, et issand, kui ta rahva oli päästnud Egiptusest, teisel korral hukkas ära need, kes ei uskunud. Nüüd see ei uskunud, laiendatud tõlge ütleb, kes keeldusid temast kinni pidamast, teda usaldamast ja temale toetumast. Jumal hukkas need inimesed ära. Jumal on armastav isa, aga Jumal on hävitav tuli, kui seal on patt. Ta põletab selle ära ja kui sina hoiad patust kinni, siis sina põled koos sellega. Ja sellepärast ütleb, et me peame ennast eraldama patust. Eraldage ennast. Ta ütleb Korintuse kirjas, mis ühist on patusel või õigel ja uskmatul. Mis ühist on valgusel ja pimeduses? Mis ühist on Jumalal ja kuradil? Mitte midagi. Ta ütleb, eraldage ennast nendest. Eraldage. Me peame ennast absoluutselt patust eraldama ja elama õigusele. Ja nüüd me võime olla kindlad, et me käime ühte selget teed ja me oleme minemas sisse sealt kitsast uksest. Ja Jumala arm kannab meid ja Jumala arm annab meile jõudu. Amen, et elada sellist elu. Ärme ole petetud. Ärme ole petetud. Ära lase ennast meelitada patu sisse. Ära lase. Võta eeskuju. Joosep, kui see Potifari naine, Piibel ütleb seda, et ta käis iga päev talle nii-öelda järel. Iga päev ta üritas teda tõmmata endaga voodisse. Iga päev. Ja kui ühel päeval seal kedagi kodus ei olnud, ta haaras Joosepis kinni ja ütleb, et Joosep jooksis oma kuue seest minema. Üks tark mees. Tark mees, ta ei lasknud ennast tõmmata ja ahvatleda ja manipuleerida ja et teha pattu, sest ta ütles, kuidas ma saan teha seda pattu oma Jumala vastu. Amen. Mitte miski siin maa peal ei tohiks olla sinu jaoks olulisem ja tähtsam kui see, et meeldida Jumalale ja teha ja elada Jumala sõna järele. Amen. Mitte üks ahvatlus, mitte mingi asi. Jumal hukkas nad ära. Hüppame 10. Kuid need pilkavad seda, millest nad midagi ei tea, aga millest nad loomu poolest, kui mõistmatuvad elajad aru saavad, selles nad saadavad endid hukka. Häda neile, et nad on läinud Kaini teed ja on andunud Bileami pettusele tasu eest ja Korahi kombel vastu hakkamisega on läinud hukka. Nüüd ta toob siin 3 meest nagu näidiseks. Kain. Laiendatud tõlge siin ütleb ka, et Kain oli märatsev. Saad sa aru, ta lasi oma lihal lennata, oma emotsioonidel lennata nii kaugele, et ta läks ja tappis oma venna. Ta ei kontrollinud enda emotsioone, ta ei kontrollinud ennast. Me ei tohiks elada niimoodi. Jälle see sama Bileamist me juba rääkisime. Korah,
Mida Korah tegi? Ta kogus seal, kui Iisrael rahvas tuli välja Egiptusest. Korah oli üks juhtidest. Ta oli üks juhtidest. Ja ta kogus terve Iisraeli, või ütleme siis selle koguduse Iisraeli rahva. Ta korjas terve koguduse Moosese ja Aaroni vastu. Ta õhutas rahva vihale juhtida vastu. Need on inimesed, kes lähevad hukka. Amen. Bileam tapeti. Mingil hetkel ta lihtsalt tapeti. Kaini käsi ei käinud ka hästi. Korah, mis temaga juhtus? Maa avanes ja neelas. Nad läksid otse põrgu koos oma ihudega. Esimesed inimesed, kes läksid koos ihudega otse põrgu. Jumal tegi otse tee lahti. Sest see oli nii karm, mida nad tegid. Ässitades kogu koguduse juhtide vastu. Ongi Korahi kombel vastu hakkamisega on läinud hukka. Ta toob meile erinevaid inimesi, et me vaataks neid inimesi, mida nad tegid, kuidas nad tegid ja mis nendega juhtus. Et see toodaks meis Jumala kartust. Amen. Nemad on teie armastus söömaaegadel mustuse laigud, kes kartmatult ühes teiega, jälle ütleb, ühes teiega, pidutsevad iseendid nuumates. Nad on tuulte aetavad veeta pilved, sügisesed viljata puud, kahekordselt surnud, juurtega välja kistud, metsikud merelained, mis vahutavad välja oma häbi, eksijad tähed, kelledele pilkane pimedus on varutud igaveseks ajaks. Jälle rääkides põrgust. Ent nende kohta on ka Eenok 7 Aadamas ennustanud öeldes, vaata, issand tuleb oma pühade 10 000-tega. Kujutate, Eenok kõndis koos Jumalaga. Eenok kõndis koos Jumalaga. Ja mõtle, millal ta elas. See on täitsa Piibli esimesed lehed. Ta kõndis koos Jumalaga ja ta profeteeris sellest, kuidas Jeesus tuleb oma pühadega pulmast. Vau! Pidama kohut kõigile ja nuhtlema kõiki jumalatuid ja kõigi nende Jumala kartmatute tegude eest. Jumala kartus on tarkuse algus. Jumala kartus hoiab meid õige tee peal. Jumala kartus hoiab meid, et me ei saaks petetud ja tõmmatud teatud asjade sisse. Mis nad on jumalatuses teinud ja kõigi kõvades sõnade eest, mis jumalatud patused tema vastu on rääkinud. Need on nurisejad, saatusega rahul olematud, miski ei meeldi ja ei sobi. Kes käivad oma himude järele ja kellede suu räägib ülbeid sõnu, meelitades inimesi kasu pärast. Sa näed jälle, nende põhieesmärk on saada kasu. Sinu arvelt. Amen. Aga teie armsad, tuletage endile meelde need sõnad, mis meie issand Jeesuse Kristuse apostlid on ette kuulutanud, kui nad teile ütlesid, et viimsel ajal tuleb pilkajaid, kes käivad oma õelate himude järgi. Need on need, kes tekitavad lõhenemisi, maised. Mis see maised on? Inglis keeles ta ütlebki, nad on lihalikud ja maailmameelsed, kelledel ei ole vaimu, aga teie, armsad, rajage endid oma pühimale usule. Ja laiendatud tõlge lisab siia, ütleb, edenege, tõuske üles kui üks hoone kõrgemale ja kõrgemale, paludes pühas vaimus. Ja hoidke endid Jumala armastuses. Hoidke endid Jumala armastuses. Hoidke endid Jumala armastuses. Sest armastus on see, mis võidab kõik. Üle kõige armastus, usub kõik, loodab kõik, sallib kõik, kannatab kõige all. Peab vastu. Rajage endid selles.
rajage endid usule ja hoidke endid Jumala armastuses ja oodake meie Issanda Jeesuse Kristuse halastust igaveseks eluks. Amen. Sest me ei tohi elada nagu nii-öelda nagu ühed lapsed, kes nagu, nad on nagu toredad ja siirad, aga nad ei tea palju. Me peame mõistma neid asju, et me oleksime hoitud ja kaitstud. Lähme keerame veel. Mina täna istun ja ma saan aru, et teil on väga lihtne, sest te kõik istute. Nii et me võime veel natukene minna. Mul palju ei ole enam. Hakkame varsti kokku tõmbama. Matteuse 25. peatükk. Matteuse 25. Ja kuna me teame seda kõik, me loeme ikkagi uuesti, sest et see on Jumala sõna. Ja esimesest salmist. Siis on taevariik 10 neitsi sarnane, kes võtsid oma lambid ja läksid välja peigmehele vastu. Nüüd, siin võib arutleda, mis need lambid on täpselt. Piiblist on väga palju näha, väga mitmed, ma isegi kirjutasin välja, aga ma ei hakka võib-olla keerama sinna, kus nad väga selgelt Piibel ütleb seda, et Jumala sõna on lamp. Nad võtsid lambid ja läksid peigmehele vastu. 5 neist olid rumalad ja 5 mõistlikud. Me näeme seda, et nad olid kristlased, neil kõigil oli Jumala sõna. Rumalad võtsid küll lambid, aga ei võtnud õli enesega. Aga mõistlikud võtsid õli astjatesse ühes oma lampidega. Nüüd, kui Piibel räägib õlist, siis see on enamus aega, ta räägib pühast vaimust. Mida me näeme siin? Sõna ja vaim. Kui peigmees viibis, jäid nad kõik uniseks ja uinusid magama. Aga keskööl kuuldi hääld, ennäe peigmees, minge vastu. Siis tõusid kõik need neitsid üles ja valmistasid oma lambid. Aga rumalad ütlesid mõistlikele, andke meile oma õlist, sest meie lambid kustuvad. Nüüd, loeme natuke edasi ka. Kuid mõistlikud kossid ütlesid, ei ilmastki, sellest ei jätku meile ja teile, vaid minge pigemini kaupmeeste juurde ja oske endile. Nüüd, kui me teame, et õli räägib pühast vaimust, siis sa ei saa lihtsalt püha vaimu. Sa ei saa seda võtta endalt mingi osa ja anda kellegile. See ei ole võimalik. Igaüks peaks olema täis püha vaimu. Amen. Miks see on oluline, et eriti nüüd ka lõpuaegadel Jumal on üles tõstmas sõna ja vaimu kogudusi, sest me peame olema täis Jumala vaimu. Me peame olema täis Jumala vaimu, sest et me näeme, et nende lambid kustusid. Sellest sõnast ainult ei olnud neile kasu. Kuid mõistlikud, seda me lugesime juba, aga kui nad läksid ostma, tuli peigmees ja kes olid valmis, läksid temaga pulma ja uks suleti. Ja pärast tulid ka teised neitsid ja ütlesid, issand, ava meile. Aga tema vastas ning ütles, tõesti, ma ütlen teile, ma ei tunne teid. Seepärast valvake, sest te ei tea päeva ega tundi. Valvake, olge täis püha vaimu. Keerame Efeslaste kirja. Ma arvan, et me hakkame lõpetama siin ka. Efeslaste kirja. Ja 5. peatükki. Kell on palju, ma ei loe seda kõike, loe ise kodus, terve 5. peatükk ja 6. peatükk. Ta räägib seda, et me peame võtma Jumala enesele eeskujuks. Jälle ta räägib, missugust elustiili me ei tohiks elada. Kõik need roppus ja ahnus ja riivatus ja rumalad sõnad ja nii edasi kõik.
Ja ta ütleb, et sest et te varemalt olite pimedus, aga nüüd te olete valgus issandas. Käige nagu valguse lapsed, sest valguse vili on kõiksugune headus, õigus ja tõde. Me peame olema valmis. Sest et see 10 neitsi lugu, Jeesus rääkis seda suhteliselt vahetult enne, kui ta läks ristile. See on üks väga oluline tähendamissõna. Me peame olema valmis. Mis see tähendab? Me peame olema täis Jumala sõna ja täis Jumala vaimu. Amen. Sest et ta tuleb hetkel, kui meie ei tea. Ja kui meie ei ole valmis, kui me ei ole täis Jumala vaimu ja Jumala sõna, siis me, nagu me eelmine kord lugesime, me ei jaksa. Seal on üks väga oluline element meil puudu, et minna sisse. Me ei jaksa. Ja nüüd ta ütleb, loeme salmis 13, 5 ja 13, aga kõik saab avalikuks, kui valgus seda paljastab, sest kõik, mis tuleb ilmsiks, on valgus. Sellepärast ta ütleb, ärka üles, kes magad, tõuse üles surnuist, siis Kristus valgustab sind. Siis vaadake hästi, kuidas te elate, mitte kui rumalad, vaid kui targad. Need 5 olid targad ja 5 olid rumalad. Ärge elage nagu rumalad, kes ei ole täis tema vaimu ja tema sõna, vaid elame kui targad. Pidades aega kalliks, sest päevad on kurjad. Sellepärast ärge olge rumalad, vaid mõiske, mis on issanda tahtmine. Ärge joovastuge veinist, kus tuleb õnnetu elu, vaid saage täis vaimu. Rääkides isekeskis psalmide, kiituse viiside, vaimulike lauludega, lauldes ja mängides kannelt issandale oma südames. Kõige eest alatasa tänades Jumalat ja isa me issanda Jeesuse Kristuse nimel. Ja olge allaheitlikud üksteisele Kristuse kartuses. Ja nüüd, tavaliselt me peatume siin, aga kodus loe edasi. Nüüd ta hakkab rääkima abielust. Siis ta hakkab rääkima lastest. Siis ta hakkab rääkima, kui sa oled tööline, kuidas sa peaksid elama, kuidas sa peaksid käituma, kuidas sa peaksid tegema asju. Miks? Sest et see kõik on omavahel seotud. Ja ta ütleb, lõppeks mu vennad, kui me vaatame, see sama läheb edasi. Saage vägevaks issandas ja tema tugevuse jõus. See on siis 6:10. Varustage endid kogu Jumala sõjavarustusega, et te suudaksite seista kuradi kavalate rünnakute vastu. Sellest ei piisa, et me käime koosolekul. Sellest ei piisa, et me kuuleme jutlust. Me peame seda rakendama oma ellu. Me peame elama selle sõna varal. Me peame puhastama oma elud. Me peame ennast eraldama patust. Me peame elama armastuses. Oma perega, oma lastega, oma tööandjatega, oma koguduse õdede ja vendadega. Amen. See annab meile selle jõu, see annab meile selle potentsiaali, et pidada otsani vastu. Et te suudaksite seista, sest et kui me ei ela õieti, me ei suuda seista. Kuradi kavalate rünnakute vastu ja me saame neelatud teatud asjade poolt. Sest meil ei ole maadlemist vere ja lihaga. Ja lõpuks ta ütleb kõik selle sõjavarustuse siin. Ja salm 18, iga palve ja anumise kaudu palvetage igal ajal vaimus. Ja olge selleks valvel kõige püsivusega. Sõna ja vaim, sõna ja vaim. Sõna ja vaim peab olema meie elus. Ja üks puhas elu, armastuses elu. Ja siis me oleme väga turvalises kohas. Amen. Me võimegi käia ringi ja me võime naerda ja olla rõõmsad, sest et meil on kõik väga hästi. Me oleme hoitud ja me oleme kaitstud ja me oleme armastatud oma isa poolt. Amen. Ja ma loen lõpuks ilmutuse raamat ja 19. peatükk. Ilmutus 19 ja ma loen 6. salmist. Ja ma kuulsin otse kui hulga rahva häält ja otse kui suurte vete kohinat.
ja otse kui kange pikse müristamist ütlevad halleluuja, sest issand, meie kõige väeline Jumal on võtnud kuningliku valitsuse oma kätte. Rõõmutsegem ja hõisakem ning andke temale austust, sest talle pulmad on tulnud ja tema naine on ennast valmistanud. Ja naisele anti riietumiseks hiilgav ja puhas lõuend. See lõuend on pühade õiged teod. Ja ingel ütles mulle, kirjuta, õndsad on need, kes talle pulma õhtusööma ajale on kutsutud. Paljud on kutsutud, vähesed jõuavad sinna. Aga ta ütleb, et see naine, kes on siis kogudus, talle pruut, kogudus on ennast valmistanud. Meil on üks töö teha. Meil on vaja ennast valmistada talle pulmaks. Meie enda pulmaks, sest meie oleme see pruut. Milline pruut ei valmista? Üks rumal pruut. Ja see rumal pruut jääb lõpuks pulmast ilma. Meil on vaja ennast valmistada. Ja see riie on pühade õiged teod. Me peame elama õieti tema ees. Amen. Jumala kartuses. Amen. Palume siin lõpus. Ja palu südames seda ka. Sa võid oma sõnadega ka. Teeme uue pühendumise Jumala ees. Amen. Et me pühendame. Sest tegelikult me peaks seda tegema aeg-ajalt jälle uuesti. Pühendama ennast uuesti värskelt temale. Tema plaanile, tema tahtele, sellele, mida ta meile rääkinud. Amen. Isa, me tuleme sinu ette ja isa tõesti Jeesuse nimel, isa, me pühendame ennast sinule, isa. Ja isa, me täname sind, et sinu plaan, isa, ja sinu tahe iga ühe meie jaoks ja sinu koguduse jaoks, isa. See on nii auline, isa. See on nii vägev, isa. Ja isa, me pühendame ennast, et teha sinu tahet, isa. Et sinu tahe ja igatsus võiks tulla täide, isa, tulla täide meie eludes, meie kogudustes, isa, selles riigis, isa. Isa, me pühendame ennast, et eraldada ennast patust, isa, et me ei laseks mingitel asjadel, isa, ennast eraldada sinust, vaid isa, et me võiksime kõndida koos sinuga, isa. Elades õiget elu, isa, hoides ennast, isa, sinu sõnas, sinu armastuses, kasvades usus, isa. Isa, me täname sind, et sa oled nii hea ja armuline meile. Isa, me täname sind, et sa ilmutad meile neid asju rohkem ja rohkem, isa. Isa, me palume tõesti, et me võiks kasvada Jumala kartuses, isa. Enam ja enam, isa. Halleluuja, isa, et sinu ligiolu, isa, et sinu auhiilgus, isa, et imed ja tunnustähed ja terveks tegemised, isa, võiksid rohkem ja rohkem tulla esile, isa, meie eludes ja meie koguduses. Isa, me palume seda ja me täname, isa, et sinu arm on meie üle ja meie ümber, isa. Ja et see hoiab meid, isa, õigel teel. Isa, me täname sind, et kui me oleme midagi, isa, ütlemas valesti või tegemas valesti, isa, me täname, et sinu püha vaim on meid arreteerimas ja andmas meile teada, et see ei ole õige, see ei ole hea. Ja on näitamas meile, mis tee on see õige ja hea, isa, et me võiksime käia seda mööda. Isa, me täname sind, halleluuja, et sa armastad oma kogudust, et sa armastad igat ühte meid nii palju, isa, et sa oled rääkinud meile oma sõna kaudu. Et me võime oma elud, isa, korda panna sinu ees, sättida, isa, jälle tulla sinna kesktee peale. Et me ei oleks, isa, vajumas ei paremale ega vasakule, vaid et me võiksime kõndida keskteel, isa. Halleluuja, elada seda õiget ja puhast ja laitmatut elu, isa. Milleks sa oled meid varustanud oma armuga ja oma tarkusega, oma sõnaga, isa, oma vaimuga, isa, et me võiksime seda elu elada.
tänu sulle, Isa, tänu sulle, Isa, tänu sulle, Isa, tänu sulle, Isa, kiitus ja 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 tänu sulle, Isa. Ja me, Isa, pühendame ennast, et me oleme valmistumas, Isa, sest et me igatseme seda päeva, kus Jeesus on tulemas tagasi oma koguduse järgi. Ja Isa, tõesti, me palume ka, et keegi, Isa, meist ei peaks jääma maha, vaid et Isa, et me võiksime tulla. Halleluuja, Isa, sellesse pittu, Isa, mida sina oled meile valmistanud, Isa, ja kuhu sa oled meid kutsunud, Isa. Isa, me täname sind, Isa, me täname sind. Halleluuja, Isa, sa oled nii hea, sa oled nii hea. Sa oled nii hea, Isa. Kiitus ja tänu sulle, Isa. Kiitus ja tänu sulle, Isa. Kiitus ja tänu sulle, Isa. Austus sulle, Isa. Isa, me austame sind. Isa, me austame sind. Isa, me austame sind. Isa, me oleme näljased ja janused tõe ja õiguse järele. Isa, me oleme näljased ja janused sinu ja sinu auhiilguse järele, Isa. Halleluuja, Isa, kui sa tõid oma rahva välja Egiptusest. Isa, sa tõid nad selle mäe juurde, kus sa ilmutasid oma auhiilgust. Sa tõid oma rahva, Isa, et näidata neile iseennast. Isa, me täname sind, et kui me käime Jumala kartlikult, Isa, ja kui me igatseme sinu järgi, Isa. Isa, me täname sind, et sinu auhiilgus saab olema ilmutatud meie keskel, Isa, rohkem ja rohkem. Tänu sulle, Isa, tänu sulle, Isa, tänu sulle, Isa, tänu sulle, Isa, sinu sõna eest ja sinu vaimu eest, Isa. Ja me otsustame, et me tahame olla täis, Isa, sinu sõna ja täis, Isa, sinu vaimu. Halleluuja, et me oleksime need targad neitsid, Isa. Halleluuja, tänu sulle, Isa. Halleluuja, amen, amen.